reedel on eesti keele tund, siis küsitakse kohe, et is that the fun lesson? Tõesti, see on nagu uskumatu, et sa tood nagu ühe kõnega ümber maailma niimoodi kokku, on ju, Eesti lapsed. Kui ma alguses sellest kuulin, mida te teha saate, nagu, kuidas see toimib? Aga siis ma vist nägin Facebookis ka keegi Eestis, kes kasutas seda hoiuteenust, et peituse mäng ja kõik, mis seal olid meisterdamised. Siis ma sain aru, et okei, tegelikult on küll võimalusi. Kui on grupitöö, et siis on teisi lapsi ka, et siis et hakkavad üksteist niimoodi takka innustama, et rääkida. Eriti kui nad kõik teavad, et nad samal tasemel. Kui ma kõrvalt jälgisin, siis ta küll, ma arvan, et ta oli väga nagu engaged. Minu arust on kõik olnud väga hea, et natuke kordamist, sõnade kordamist ja hästi selgelt rääkimist ja alati ei räägin oma emaga iga pühapäev. Tavaliselt ta peale 5 minutit hakkab mängima, sest ta ei saa enam asjadest aru, et eelmine nädal küsis, et kuidas sa seda ütled eesti keeles. Mitte, tavaliselt ta tuleb ja räägib inglise keeles, aga ta üritas nagu rohkem eesti keeles, et mis oli väga super. Ta on iga kord valmis ja väga elevil. Väga positiivne oli, ta ei jõudnud oodata, millal uus tund tuleb, nii et väga positiivne. Alati selle kõne ajal, kui ta minu poole pöördub, siis ta pöördub mu poole eesti keeles. Ei kutsu mind mitte kunagi emmeks. Ja kui see kõne ajal tuleb minu juurde, siis ma olen emme. Minul on siuke südant soojendav alati, kui ta rohkem räägib. Ajan inglise keeles, et huvi ei ole just olnud, et nüüd tuleb rohkem huvi, et küsib, kuidas eesti keeles seda ütled. Soovib rohkem ka mu ema ja õega rääkida eesti keeles. Mõtled, et Eesti on miljon ja natuke üle, et kui mina ei õpeta oma lapsi eesti keelt rääkima, et kes siis veel õpetab.